Meri, kalad ja kalapüük elavad meie keeles ja meeles nii, et me seda tihti ise ei märkagi. Me võrgutame, landime, neelame sööt alla, jääme konksu otsa. Mõni meist on vana kala, teine on kudenud olemisega, kolmandal on kalapilk ja nii edasi ja nii edasi. Eestlastel on olnud ütlemine, et ega siis merd tühjaks ei püüa. Samamoodi ütlemine, mis viitab mere jõukusele, rikkusele, et küll vesi võlad maksab. Tänapäeval peame neid suhtumisi natukene korrigeerima, sest me oleme kogenud, et tänapäevaste moodsate püügivahenditega on võimalik nii mõnedki kalaliigid, olgu see heeringas või tursk, siit või sealt merest peaaegu olematuks püüda. Me oleme söönud aastatuhandeid kalu ja mitte ainult kalu, ka pringleid, hülgeid ja keda kõike veel. Kalu endid ei ole eestlased ajalooliselt liiga kõrgelt hinnanud, sest kalade toiteväärtus on 2-3 korda madalam kui näiteks sea või lambalihal, aga meie siin Põhjamaal oleme tahtnud ikka kaloreid saada. Tänapäeval me ei vaja enam nii palju kaloreid, me ei tee nii ränka tööd ja seepärast oleme hakanud hoopis enam hoolima kalatoitudest. Veel enam, me oleme õppinud sööma ka selliseid kalu, keda me omal ajal suu sissegi ei võtnud, olgu see angerjas või olgu see tursk. Ja arenemisruumi kalakulinaarias, kalade söömises ja valmistamises on meil veel küll ja küll, sest olgugi mererahvas, ei ole me kalade kokkamisel liiga osavad.